Kabala teadus räägib, et selle teise telje järgi arenevad meie soovid. See on soovide arengu telg ja siin avalduvad meie need materiaalsed ambitsioonid. Näidake meile 12. pilti. Ja see on meie baassoovid. See on seks, perekond, teadmised, võim. See on kõik nagu seotud mitte nagu ajalooliselt võib öelda, nad on ajaloolised. Inimese arengu etapis on nad kogu aeg olnud eelistuses ja kogu aeg sooviks. Ka need arenesid meis juba ammu enne meie aja arvamist. Ja peale 15. Inimese arengu sajandit on sooviti juba võimu ja siis sooviti teadmisi, aga 20. sajandil ootasid kabalistid kõik selle uue ajastu algust, mil inimene soovib läbi selle täpikese südames, mis tal on, jõuda loojani ja selles soovis avaldub kabala metoodika. Vot selles punktis aitab kabala meid jõuda sellise soovi täitumisele, mis asetseb meie täpikeses südames. Kõik meie areng sellel mööda teist telge on kohustuslikud meile. Me peame need läbima algul alateadlikult, ilma teadmisteta, konkreetsete teadmisteta, aga siis saabub moment, kus me saame aru, et meil on, me tahame avastada kõrgemat jõudu. Natuke teise telje kohta. Te saatsite meile küsimuse. Me selgitame 6000 aastat, kui me räägime sellest, siis me ei mõtle seda, et see valguline või et see maailm on eksisteerinud 6000 aastat. Meil on selge, et maailma arvajad see on kui palju miljardeid aastaid, see ei ole oluline. Ja alates suurest paugust või millest iganes, mida me võime mingilgi määral kuidagi mõõta või midagi taolist või väljendada. Aga see, millest me räägime siin, on saamise soov, mis tuli mateeriasse. Sellest räägib siin teadus. Aga teadus räägib siin 2000, mis on siis 6000 aastat. 6000 aastat räägib sellest tõelisest arengust, aga see on seotud esimese etapiga, kui ärkas punkt südames. Kui kahejalgsel otsekõndival ja kui tal tekkis selline soov sügames ja teadus on näidanud seda, oli need, kellele esimene kord, kui arenes selline punkt, kahejalgsel selline punkt südames, see ongi see, mis eraldab meist loomadest. Mis vahe on meie ja loomade vahel? Loomatasandil ei ole mitte mingisugusel etapil arengus mitte mingisugust punkti südames. Aga meie või keegi teine siin mingisugusel eluhetkel, nagu seletas Mihhail, ärkab selline punkt südames, tekib selline mõte uurida, miks ma olemas olen. Sellepärast nimetatakse Adam sõnast, see räägib potentsiaalist Adame, et olla kõrgemale jõule sarnane. Aga ilma südamepunkti ärkamiseta ei ole mingisugust võimalik olla loojale sarnane, mitte mingisugune. Aga meil on see võimalus teha seda.
me räägime, miks meis see punkt siis tärkab. Mis meil siis teine, nii kui jõudis see valgus meie maailma, ei jõudnud meie maailmasse ja et see on looja on varjatud meie eest täielikult ja siis tekib mateeria. Ja näeme, et meie loodus ka arenes taimsest siis loomne ja siis kahejalgne, kellel oli potentsiaal saada inimeseks. Siis on põhisoovid, siis on seks, perekond ja kodu ja see oli juba eelajaloolisel ajal inimeses. Ja need on põhilised soovid, põhisoovid, mis inimeses olid. Ei pea tegema midagi aktiivset, et neid äratada, need on alati olemas. Ja siis tulevad soovid raha järele. See tähendab, et meis on arenenud juba mingisugune inimese ümbruse vahel on tekkinud mingisugused sidemed juba. Ja siis on mingisugune püüdlus millegi poole, mingisugune, aga ümbrus mõjutab mind väga. Ja kui ma olen sellises ümbruses praegu, kus raha on väga oluline, siis see mõjutab mind mingisugusel määral. Aga kui ma olen mingisuguses teistsuguses keskkonnas, siis teistsugused huvid tekivad. Või siis soov tuntuse, au või kuulsuse järele, see sõltub kõik ümbrusest. Ja inimene saab ümbruselt sellised soovid või siis ümbrus väljendab ennast tema kaudu. Ja inimene, kui ma elan metsas, siis ma võib-olla ei mõtle kuulsuse peale nii palju, aga edasi arenevad juba soovid nii, et mul tekib soov teadmiste järele. Sadade aastate jooksul on kestnud nii-öelda teadusrevolutsioon ja tehnikarevolutsioon, mis see tekitab soovi saada teadmisi. Aga umbes 300-400 aastat tagasi oli paljud isegi ju kirjaoskamatud või isegi mitte nii ammu tagasi. Ja tööstusrevolutsiooni ajal algas see hariduse võidukäik nii-öelda, et inimesed soovisid saada teadmisi. Ja tuli palju teadmisi ja avanes punkt südames. Selle toimumine on midagi sellist, kus inimesel on potentsiaal hakata arendama ennast vaimsel tasandil, mida nimetatakse Adam. Ja sealt algab kolmas telg, mis õieti on.